Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea minister. Mikspärast ei ole välja kuulutatud valitsuse tasemel eriolukorda ja ei ole käivitunud kriisiprotokoll ja ei ole kuulutatud välja ohutsooni ehk karantiinitsooni, miks ei ole võetud sõjavägi appi, et kõik, mis liigub, on metsea moodi, tõmmatakse kohe sirgu ja utiliseeritakse ära. Ma ei saa aru, on seda väga raske teha või tuleb veel mingisugune 60 000 siga ära põletada või ma ei tea, mis asja või ei jõua kohale kuidagimoodi või? Aitäh! Aitäh, auväärt küsija! Ka teatud omavalitsusjuhtide hulgas on olnud arvamusi, kus gaasiga taudikordes likvideerimine on mõttetu tegevus ja võiks kasutada snaipride kuulipildu, et sigade väljumisel laudast, siis ma arvan seda, et me päris sellist asja kasutada ei saa. Teine asi on see, et kui te mäletate, siis ka me oleme öelnud seda, et esmafaasis, kus ajujahti katku piirkondades ei lubatud metsigade hulgas, oli see seotud sellega, et anda täiendav võimalus siis farmeritel tugevdada oma bioohutusnõudeid. Kolmas on see, et selleks, et eriolukorda välja kuulutada, peab olema selge vaade selleks, et mida see täiendavalt juurde annab võrreldes tänasega ja kas üledimensioneeritud kriisi väljakuulutamine on väga mõistlik. Tänasel hinnangul ei ole osutunud see mõistlikuks, et sellisel kombel seda välja kuulutada, sest see tegevus, mis on ette kokku lepitud ja planeeritud ja ka seadusandja poolt kinnitatud, on olnud piisav selleks, et sellega tegeleda, aga need juhtumid, mis põhjustasid negatiivset emotsiooni avalikkuse ees, need ei olnud seotud sellega, et see eriolukord oleks selles osas aidanud kaasa. Seal on ka teatud hulk inimlikke emotsiooni ja sellest tulenevad ka võimalikku otsustust.